Hei, tere tulemast kuulama Draamalaama 6. osa ja mul on täna stuudios fantastiline külaline. Tegemist on mitte ainult kirgliku keeleinimesega, siiski teate, come on, kõnetoru, halloo. Tegemist on koolitajaga ja mitte ainult 2025 aasta keeleteo konkursi 2. koha võitjaga. Tere tulemast stuudiosse, Marja Vaba! Tere! Aplaus, hurraa! Mulle nii meeldib su nimi, ma pean kohe komplimendi tegema. Sul on õige keeleteadlase nimi, sest see on väga hea kalambuur minu arust. Sa mõtled Marja Vaba? Jah, nagu laktoosivaba. Nagu Marja Vaba. Minu füüsikaõpetaja armastas minu kohta öelda banaanivaba, nii et ma olen igast nalju selle kohta juba kuulnud. Mul on vaja rohkem konteksti selle nalja osas. Kas on see, et Nõukogude Liidus ei olnud banaane saadaval või sulle meeldib banaanid? Ta ei kommenteerinud kunagi, aga iga kord, kui oli füüsikatund ja ta ükshaaval ütles inimeste nimesid selleks, et kindlaks teha, kas nad on kohal või ei ole, siis minu nime kohta, minu nime asemel ütles ta banaanivaba. Ja siis ühe preili kohta, kelle nimi oli münt, ütles ta kopikas ja siis tegi ka. Ja sellepärast oligi füüsikaõpetaja, sest ta ei olnud väga andekas inimene, et koomikust temast ei oleks saanud. Vist mitte sellepärast, et päris nii palju kordi ühte nalja samale publikule mina isiklikult ei viitsiks kuulata. No minu nimi on Sille Kadri sidekriipsuga, ehk siis väga oluline sidekriips, kuna see tähendab tegelikult, mu nimi oleks nagu sisuliselt nagu kokku kirjutatud, on ju, et sidekriips tähendab, või ma olen alati valetanud siis inimestele. Sidekriipsuga on see värk, et nõukogude ajal ei tohtinud panna lapsele mitut nime. Ja ainuke viis, kuidas sa said panna oma lapsele topelt nime, oli see sidekriipsuga kokku kirjutada. Sellepärast meil on vaata nii palju Mari-Liisid ja. Okei, seda ma ei teadnud, sest mina olen kõigile öelnud, et kui sa ütled mulle lihtsalt Kadri, siis see on vale, sest et see sidekriips tähendab, et mul ongi Sille Kadri, et see ongi mu nimi. Või see on sinu kui nimekandja valik, kuidas sa soovid, et sind kutsutakse ja kui sina ütled, et Kadri on vale, siis see ongi vale, hoolimata sidekriipsust. No selles mõttes Kadri on mu nimi loomulikult ka, aga ma lihtsalt ei reageeri selle, ma ei ole harjunud, et mind Kadriks kutsutakse ja mu ajalõpetaja kutsus mind Kadriks muideks, et oligi, et Kadri vasta ja siis ma nagu ei teinud välja ja siis ühel hetkel minuga räägid, et ja ta kutsuski aastaid mind Kadriks ja ma mitte kunagi reageerinud, sest ma ei ole harjunud, et mind Kadriks. Arusaadav, harjumusel on väga suur jõud eriti keeles. Aga mind on väga palju diskrimineeritud minu nime pärast, sest et iga kord, kui ma broneerin lennupileteid või mul on vaja mingisugust viisataotlust täita, siis on see, et neid tähti me ei saa kasutada, et see sidekriipsu ei taha lennufirmad aktsepteerida, platvormid, bookingud, asjad, pean kogu aeg kokku kirjutama. Nii et seega mu nimi on, ma ütlengi, et mu nimi on nagu kokku kirjutatud. Kuigi ka mujal maailmas tegelikult tuleb ette neid sidekriipsuga nimesid, aga jah, nad meil ilmselt kirjeldatud põhjusel on kuidagi eriti levinud. Mul oli juba väga mitu sidekriips Liis klassis. Väga levinud oli see, ehk siis kui mina läksin uude kooli, siis praeguseks, kes on minu parim sõbranna, tema nimi on Liis ja tol ajal, kui me tutvusime, siis ta automaatselt teades, mu nimi on Sille Liis, sest kõik olid Mari-Liis ja nii edasi, Heidi Liis ja kõik olid Liis lõpuga, siis ma ei nagu Kadri. Kes on Kadri, mina olen. Me ei saa olla Liis, Heidi Liis ja Sille Liis, aga me oleme kuulne kolmik, et kas ei saa oma nime muuta, et siis sa nagu sobituksid siia. Huvitav, et ta mõtles just nii, et sina pead oma Liisiks nime muutma, et ta ei mõelnud selle peale, et samas nemad võiksid ju muuta oma nime Kadriks. Liis Kadri, Heidi Kadri, Sille Kadri. Ja siis, mõtle kastist välja, palun, mõtle kastist välja. Jaa, sest et mina olen sündinud enne Kadri laupäeva, 24. november, eks ole, sellepärast ma olengi Kadri, pool Kadri. Ja Heidi Liis on ka 20. november, et tegelikult oleks võinud ka olla Heidi Kadri. Jumala hästi sobiks Heidi Kadri. Okei, no võt. No võt, juba me saime kätte sellest podcastist vähemalt ühe idee, mida sa elus ära teha saad.
no vot. Aga tulles tagasi siis ikkagi sinu kõik saatekülalise juurde, et kui palju ma saan pläkutada intros. Räägi, kuidas sinust sai üleüldse keeleteadlane siis? Ma kõigepealt pean ära klaarima selle asja, et ma tegelikult ei ole keeleteadlane. Ma olen keeleinimene ja ma olen keeleteadust õppinud, aga ma ei ole keeleteadlane. Minule ei maksta palka selle eest, et ma loeksin keelealaseid artikleid ja kirjutaksin neid ise ja et ma uuriksin keelt. Mul on mingi 5 eurot sulas. Ma võin sulle maksta, kui sa siis, et siis ma ei oleks jällegi ebakorrektselt öelnud, et ikkagi sa oled keeleteadlane, et ma ei taha valetada oma podcastis. Ma teen nalja, aga ma kunagi ei valeta. Okei, mul on politoloogia magister ja jah, ma ei tööta küll, olen töötukoomiks, on otseses mõttes teen podcasti, et selles suhtes, aga ikkagi ma ütlen, et ma olen politoloog, kuna mul on politoloogia magister. Vähemalt mina nagu mõtestan seda nii. Mina ei ütle enda kohta keeleteadlane, sellepärast, et mul on au tunda keeleteadlasi, mul on au olnud nendega koos töötada, nende käe all õppida. See ei ole mina. Ma ei uuri keelt ja ma ei mõtle keelest niiviisi nagu nemad, ütleme niiviisi. Ma ei taha öelda, mõtlesin, et ütlen nii sügavuti, aga ei, ma ei ütle nii. Ma ütlengi niiviisi, et nemad, nende töö, nende igapäevane töö on keelt uurida. Minu igapäevane töö on rääkida keelejutte nendele, kes ei ole keeleteadlased. Samas saades inspiratsiooni keeleteadlaste tööst, sest ma olen väga uhke selle üle, et kõik mu keelejutud põhinevad keeleteadusel. Ja veel kord, jah, ma olen õppinud keeleteadust, aga ma ei tööta keeleteadlasena, nii et ma ei identifitseeri ennast niimoodi. Okei, siin podcastis me austame kõiki vähemusi, seega kui sa ütled, et sa ei näe ennast keeleteadlasena või ei identifitseeri, siis nii on. Aga ma olen väga kirglik keeleinimene. Oi, ma tean, ma olen lugenud palju selles mõttes, et mulle väga meeldivad su postitused. Aitäh. Kuidas sa üldse alustasid kogu selle sotsiaalmeedia värgiga, keelejutud, kõnetoru, kõik see? Tegelikult ma pean alustama oma lapsepõlvest. Nagu kõik asjad algavad lapsepõlvest. Absoluutselt. Minu isa on keeleteadlane, minu ema on keeletoimetaja. Ma kasvasin üles keeleperes ja minu isa rääkis mulle minu esimese keelejuttu siis, kui ma alles lasteaias käisin. Ja ma teadsin üsna varakult, et mingit keelevärki ma tegema tahan hakata. Nii. Läksin siis, kõigepealt õppisin inglise keelt, siis õppisin keeleteadust sinna otsa. Kuna ma keelest tõesti väga palju mõtlen, olen lapsepõlvest saadik mõelnud ja kuna ma olen kursis sellega, mida keeleteadlased kirjutavad, räägivad ja arvavad, siis ma nägin, kuidas keele kohta räägitakse igasuguseid selliseid asju, mis esiteks ei vasta tõele ja teiseks pikas plaanis võivad meie keelt ohustada, meie keele elujõudu ohustada. Ja siis ma mõtlesingi, et Eesti Keele Instituut küll teeb postitusi Facebookis, aga mitte teistes sotsiaalmeedia platvormides. See oli katmata maa ja siis ma mõtlesingi nii, ma tahan proovida. Ja siis ma otsustasingi, et ma hakkan proovima, kõigepealt oli vaja nime, väga raske oli seda nime välja mõelda, senini olen rahul. Siis lasin endale teha ilusa logo, sellepärast et logo tegemine sunnib sind läbi mõtlema, milline sa oled, eks ju. Ja siis hakkasin aga keelejutte tegema. Ja sealt nii kõik läks. Logo on tõesti väga oluline ja siinkohal tahaksin teha väikest, inglise keeles öeldakse shout-out, ehk siis ma ei tea, kus eesti keeles, ma ütlen siis väike hüüe. Vahelehüüe. Nordicale, kes tegi siis Draamalaama logo ja tõesti olen nii rahul, et ta mulle need kujundused ja kõik teinud, et täpselt selle põhjal, mida ma talle kirjeldasin. Saatsin talle pilte sellest mänguasjast ja andsin sisendid, värvid ja kõik see, et anda logoga edasi seda signaali, et tegemist on ikkagi meelelahutusliku podcastiga, hea huumor, selline lihtsalt mõnusad teemad, et võib-olla pühapäeval kohvi kõrvale kuulata, et ei ole midagi surmtõsist, on ja. Et vahel on natuke tõsisemad teemad, aga ikkagi, et hästi olulisel kohal on see, et oleks lõbus.
see on põhiline ja ma loodan, et see logo minu meelest see logo annab seda väga hästi edasi. Annab väga särtsakas ja niisugune dünaamiline logo on. Ja ma arvan, üks jubedamaid asju, mis meiega elus juhtuda saab, on see, kui me hakkame kõike liiga tõsiselt võtma. Nõus. Elu on niigi raske, et kui selle üle ei saa nalja teha või lihtsalt rääkida millestki muust, siis ongi kogu aeg üks rist ja viletsus. Ja hädaorg. Jah, just. Et väga vahva. Mis siis ohustab eesti keelt? Eesti keelt ohustab eelkõige see, kui me arvame, et eesti keel on ohus. Aha. Kui me mõtleme, et nii õudne on kõik, nii õudne, nii hull, noored üldse kirjutada ei oska, kogu aeg räägivad inglise keelt. Mina ka nii nooren. Raske on, eesti keel on nii raske, reegleid on nii palju. Ja kui sa noore inimesena, ütleme sealt 14-aastane noor, sa käid 7. klassis ja sa kogu aeg kuuled seda juttu. Kuidas sa oma tulevikku planeerid? Kas sa mõtled, ma tahan nii õudselt selle raske ja väikese sureva keele selgeks õppida ja seda oma lastele õpetada? No vaevalt küll, eks ju. Kui nad mõtleksid nii, et eesti keel on, see on nüüd täitsa cool asi. Selles laulab Germo Murel. See tegelikult on väga normaalne, seda on võimalik kirjutada, sellest saab päris mõnusaid asju lugeda. Suva, ma siis natuke teen inglise keelt, aga ma teen seda eesti keelt ka, see on piisavalt cool asi, mida teha. Seda on vaja selleks, et eesti keel ellu jääks. Jah, meil on siiski butiikkeel, meil on eksklusiivne klubi, mitte kõik ei saa siia, et ongi, ei peagi kõik oskama eesti keelt, terve maailm ei pea rääkima eesti keelt. Terve maailm ei pea rääkima eesti keelt, aga teisest küljest on see jälle üsna suur müüt ka, et me oleme butiikkeel. Et kui me mõtleme, et maailmas on umbes 7000 keelt, umbes 7000 keelt, siis mis sa arvad, et kui me hakkame sealt võtma esimene 100, 200, 300, 400, 500, siis mitmendasse 100-sse Eesti jääb? Ehk siis kui palju inimesi kõneleb? Et kui mitmendal kohal me oleme rääkijate arvult 7000 hulgas? Ma pakuks 300. Tegelikult me oleme isegi esimese 200 hulgas. Wow, Tegelikult eesti keel ei ole sugugi nii väike keel. Ei ole nii niši. Ei ole üldse nii nišikas. Ja võibolla see, mis seda nišika tunnet veits tekitab, on see, et neid soome-ugri keeli siin ümberringi on küll vähevõitu. Et meil on küll soomlased, eks ju, siis seal kaugel lõuna pool, suht kaugel, eks ju, on ungarlased. Ja. Aga kõik need suured rahvad siin ümberringi, kellel on oma riik, nad on kõik indoeurooplased. Võib-olla sellepärast me tunneme ka ennast kuidagi natukene teissugusena ja pisikesena nende vahel. See on hea, sest see on see hea perspektiiv, et millega sa võrdled. Just, millega sa võrdled. Ja kui räägitakse, et eesti keel on raske, siis ka seda on keeleteaduses uuritud, et millised keeled on siis rasked ja on leitud, et see raskus sõltub tegelikult sellest, mis keelkonnast sa tuled. Kui sa tuled Indo-Euroopa keelkonnast, siis sulle tunduvadki soome-ugri keeled rasked, sest meil on palju käändeid, palju rohkem kui Indo-Euroopa keeltes, eks ju. Ja meil eesti keeles siin on see 3. välde, eks ju, 3 väldet, mis muide on maailma mõistes tõeline haruldus. Vaat see on haruldus tõesti. No võt. Mis on välde igaks juhuks? Välde on siis sõnahääliku pikkus. Et kui sa ütled koli, siis see on lühike välde ehk esimene välde. Kolli on teine välde ehk pikk välde. Ja kolli on 3. välde. See, kui sa saad põhimõtteliselt lõpmatult venitada seda sõna ilma, et selle tähendus muutuks. Ja see on tõsiselt butiikvärk, see 3. välde. No võt. Aga teistpidi jälle, kui meie siin eestlased, soome-ugrilased hakkame Indo-Euroopa keeli õppima, siis ka meil on oma raskused. Näiteks Indo-Euroopa keeltes on väga sügavalt sees sugu, eks ju. Sõnadel on grammatiline sugu. Ja see on asi, millega meie jälle maadleme teatud pool elu ja võib-olla kauemgi, eks ju. Ja. Nii et igal keelkonnal
on mingid oma knihvid, mis tunduvad keerukad, kui sa neid esimest korda õppima hakkad. Lihtne. No mul on selline tunne, et ma vist siiamaani õpin eesti keelt. Kogu aeg keel areneb ja nii palju, mina mäletasin, et see asi oli nii, aga nüüd ma loen, et okei, see on muutunud hoopis, et kogu aeg ma pean kursis hoidma ennast. Tead, sellega ikkagi tundub ka, et see on ka üks omamoodi müüt, et eesti keeles kogu aeg reeglid kõik muutuvad. No ma pigem mõtlesin siinkohal, et mingid sõnad, mida ma olin 100% kindel kirjutatakse alati kokku, on nüüd see, et ei, tegelikult lahku võib ka, või noh, et mingid sellised asjad, et ma olen alati teatud viisil kirjutanud või alati harjunud ja siis ma loen, et ei, vaatan ikka täitsa okei on ka lahku kirjutada, siis tekitab mulle... Siis mis tunne sul tekib siis? See on mind väga närvi. Miks? Sest mina olin selline õpilane, mul olid väga suured raskused koolis, eriti mis puudutab eesti keelt ja grammatikat. Ma küll lugesin palju, aga ma tegin selliseid vigu, ma mäletan, kuidas eesti keele õpetaja karjus mu peale. Kogemata kirjutatakse ühe teega, ma matan su maha, kui sa ühe korra veel valesti kirjutad selle. Nutsin lihtsalt, ma ei saanud aru, kokku-lahku kirjutamine, ma ei saanud aru, lihtsalt mingid asjad, et ma õppisin, minu jaoks komad ei olnud kunagi probleem. Mingid asjad olid täiesti see on loogiline, aga mingid asjad ma lihtsalt ei saanud aru ja raiusin ja olen võtnud lisatunde. Ülikoolis käisin, isegi kuna mulle üks õppejõud küsis, et kuidas ma üldse ülikooli sain, kui ma nii kehvasti esseed kirjutan ja võtsin siis eraldi lisatunde selleks, et õppida korrektses eesti keeles kirjutama, sest ma tegin selliseid vigu, ma ei tea, kas see mu ATH pärast, et mulle ei jää meelde asjad lihtsalt, et ma peangi tuupima ja tegema uuesti, kontrollima, sellepärast ma olengi kommunikatsioonispetsialist, ma kontrollin 7 korda üle enne, kui ma midagi postitan või kirjutan või avaldan, sest ma olen nii paranoiline oma keele suhtes, et nii palju vähe raiutud mulle neid asju. Ja ma mäletan, et ma tegin sellised minu jaoks väga veidrad vead, aga ma ei teadnud, kas artikkel või artikli, kas kirjutas 2K-ga, 1K-ga ja ma tegin kogu aeg neid vigu ja mul oli piinlik, mul oligi, ma ei tea, miks ma kirjutan asju valesti ja mul on alati olnud just K-dega, looduslikku, ma ei tea, miks. Okei. Lihtsalt on. Okei, noh, siin on erinevad põhjused, see 3. välde võibki keeruline olla ja kui ma nüüd proovin otsas seda harutama hakata, mis sa rääkisid, siis tõepoolest on nii, et see kogemata või rääkimata või tegemata või me tegelikult hääldamegi seda ülipikalt 3. vältes, aga me kirjutame seda ühe teega, nagu ta oleks 2. vältes. Et see on ka suur müüt, et me kirjutame eesti keelt, nagu me räägime. Ei. See ei vasta ka tõele ja muide seda on ka arutanud emakeele seltsi keeletoimkond, kelle töö on siis otsustada, kas keelenormi muuta mingis küsimuses või mitte muuta. Sest kui me kõik kirjutame vigaselt mingit kindlat asja, et kas siis oleks mõtet lihtsalt muuta? Tead, nad ei tee selle põhjal otsuseid, nad on seal keeleteadlased ja keelekorraldajad, nad on seal spetsialistid ja nad ei vaata mitte ainult seda, kuidas inimesed keelt kasutavad, kuigi nad vaatavad seda ka, aga nende töö ongi aru saada neid trende ja allhoovusi, mis seal keeles on. Ja tegelikult see, et keel muutub, see on põhimõtteliselt see on märk sellest, et keel on elus. Just. Kui ta enam üldse ei muutuks, siis ladina keel nagu... No ongi täpselt, ta just püsib elus, on ju, aga tegelikult ta ei ole elus keel, sest et keegi teda niiviisi, ma ei tea, podcastis ei räägi igapäevaselt. Just, slängi ei tule ega mingid... Slängi ei tule, tegelikult tehakse uusi sõnu juurde ka teatud tingimustel, aga ikkagi keegi ei räägi seda niimoodi. Ladina keel elab hoopis edasi, eks ju, itaalia keelena, hispaania keelena, teiste romaani keeltena, eks ju. No vot, aga igatahes seda otsustab keeletoimkond kas muuta või mitte muuta ja see kogemata on üks asi, mida praegu ei ole tahetud muuta. Muide, neid kohti, kus see pikk ja ülipikk häälik vahelduvad, on teisigi, aga enamasti me kirjapildis ju 2. ja 3. välte vahet ei märgi. Me märgimegi seda ainult KPT, F ja ša. Ülejäänud häälikutes me ei märgi seda pikkuse vahet ja sellepärast tundubki see kogemata sulle nii keeruline, et sa ilmselt tahad kirjutada, nagu sa kuuled
aga vot seal, eks ju, on praegu otsustatud, et see keelenorm ei tule järele sellele tegelikule kasutusele. Just. Noh, jah, et kas ta peaks tulema, selle ma jätan spetsialistidele otsustada. Siin võibki vaidlema jääda ka vist. Aga selle kokku ja lahku kirjutamisega on ka niimoodi, et tegelikult kui sinna süveneda, siis seal on täiesti see loogika olemas ka nendel asjadel, mida sa võid kirjutada kokku ja lahku. Siin tuleb vist kontekst mängu. Siin tuleb kontekst mängu, aga siin tuleb ka just nimelt mängu see, et inimeste nagu taju nende väljendite, kahesõnaliste väljendite suhtes ka muutub. Noh, näiteks võtame ühe hea meel. Just sellega mul on olnud. Just, ja ongi, inimesed tajuvad teda ühe sõnana. See on nii kinnistunud väljend juba, et sellest saab üks sõna. Ja see on normaalne asi, mis keeles muutub. Meil keeles on tuhandeid sõnu selliseid, lihtsalt me ei märkagi enam, et nad kunagi olid pikemad väljendid, sest et see juhtus ammu enne seda, kui meie sündisime ja keelt kuulma hakkasime, on ju. Ja ma saan aru, et kui sa oled nii palju vett ja vilet näinud sellega, siis see ongi, see põhjustab frustratsiooni ja stressi, eks ju. Aga tegelikult see, kas sa kirjutad mingid sõnad ja väljendid kokku või lahku, kui sul paar korda tekstis tuleb selline asi ette, siis enamasti väga paljudel inimestel on see väga tugev sisemine speller, mis need asjad nagu vaata üle laseb. Ja enamasti me ju ei loe tekste selleks, või vähemalt me ei peaks lugema teksti selleks, et otsima neid vigu üles, kui me just ei ole keeletoimetajad või korrektorid. Vaid me peaksime lugema tekste selleks, et aru saada või selle mõttega kaasa minna. Mida meile on tahetud öelda, on ju? Ja kui see mõni viga siia sinna sisse tuleb, siis enamasti nad ei põhjusta mingit tragöödiat. Mõnikord võib olla hullult piinlik, mõnikord võib olla õudselt naljakas, aga enamasti tegelikult see ei ole üldse nii katastrofaalne, nagu meile on proovitud näidata või õpetada. No see, kuidas mulle eesti keelt õpetati, siis ma ei ole lihtsalt homo, minust sai lausa keelepede, sest et mul oli see stress ja paanika endas ja see hirm eksida nii ränk, et ma hakkasin üle mõtlema, et mul oligi see mõnikord, mõnikord kas see on sama nagu hea meel, oh my god, ma juba nagu täiesti lähen pöördesse. Tead, ma soovitan hinga, sina ei ole see põhjus, miks eesti keel alla käib, ausõna. Jumal tänatud. Ma olen seda koormat kandnud 35 aastat. Täna öösel sa saad lõpuks ometi rahulikult magada. Halleluuja, ma olen sa vabastasid mind. Vabadus. Minu töö ongi, eks ju, vabastada inimesi, kas või nime poolest juba. Aga see ongi, ma tean, et meid on treenitud, meid koolis treenitakse neid vigu märkama, nende üle piinlikkust ja häbi tundma, kui me neid teele. Kirjutad nii kaua, kuni kirjutad õigesti. Nii kõigi ees, kõik piinlikus vaikuses. Tead, ära tee, mul hakkab päriselt füüsiliselt hakkab. Meil on ühine, ma siiamaani saan oma põhikooli klassi õdedega selles mõttes alati hästi läbi, kui me näeme siis eesti keele õpetaja. See on alati see, et kas sa mäletad seda tundi, kui ta nagu ja meil on aga tead, mis meil oli nii pähe rajutud need reeglid, et siiamaani mäletan. Noh, ja teisest küljest ongi, et kui me nüüd pikemas plaanis mõtleme, mida see teeb head eesti keelele või sellele, kuidas sa kirjutad või sulle kui professionaalsele töötule koomikule? No ühest küljest ma sain aru, miks ta oli nii karm meiega, sest et tol ajal oli hästi populaarne igasugused internetifoorumid ja chatiruumid ja MSN Messenger ja me kõik hakkasime hästi lohakalt kirjutama ja see kandus meie kirjandisse. Näiteks ma mäletan, et mu pinginaaber alustas kirjandid väikse algustähega ja siis ma nagu nügisin teda, et ta ei saanud aru, et et see ei ole chatiruum, me ei saa alustada, nagu see on kirjand ja ta ei parandanud ära ja siis oi, mis jama, et näete, et olete liiga palju internetis ja nüüd internet on teie keele ära rikkunud ja juba minu põhikooli ajal oli see teema. Muide tõsiselt, päriselt mul hakkab füüsiliselt halb selle peal. Sa lubas, et tuleb naljakas podcast. Okei, väga palju ma saan lõpuks rääkida oma keeletraumast, mul on hea meel. Aga see oleks sama hea, kui
kui pahandada sinu klassiõega, et ta käib, ma ei tea, lõhkiste teksadega diskol või dressidega seenemetsas ja nüüd tuleb nendega kooli, selle asemel, et karjuda ta peale, võikski või peabki selgitama noortele inimestele, et teate, meie keel on nii suur ja nii lai, et me saame selles kirjutada internetifoorumites ja see on väga hea, sellepärast, et see samamoodi aitab meie keelt elus hoida ja netikeel, see ongi tegelikult täitsa, sa võid mõelda omaette keelekiht, see on täiesti, see on tegelikult väga huvitav, kuidas me kõnekeelt oleme hakanud kirja panema. Ja. Halloo, see ei peagi olema nagu kirjand, see ei olegi selleks mõeldud. Õpetaja töö peakski olema selgitada, et samamoodi nagu sa dressidega või teoorikampsuniga ei tohiks minna presidendi vastuvõtule. Välja arvatud siis, kui sa oled Tommy Cash. Ei, sorry, ma ei laseks uksest sisse teda. Mind ei huvita, sorry, see on asi, ma võib-olla väga konservatiivne siin, aga on kohad, kus see riietus lihtsalt ei. Tead, võt, ja tema kaaslane ka paljaste õlgadega ei. Tead, mul oleks selle kohta paljugi öelda, aga selleks, et reegleid rikkuda, pead sa neid väga hästi tundma ja teadma. Seda ma ei mõelnud ise välja, seda ütles kadunud Mati Unt. Aga mis ma tahtsin öelda, et ongi see, et eesti keele õpetaja töö peakski olema selgitada, et nii nagu sa ei lähe dressipükstega seenemetsast otse teatrisse või presidendi vastuvõtule, samamoodi sa ei lähe oma chati keelega kirjandit kirjutama. Õppima eristada, kus see kontekst on. Ja täpselt ja ma olen täiesti kindel, et noored on piisavalt nutikad, haritud ja laia silmaringiga, et kui seda neile seletada, nad saavad sellest aru. Ja ei ole samamoodi, nagu ei ole mõtet öelda, et dressipüksid on nõme ja need on teid ära rikkunud ja neid ei tohiks kuskil kanda. Halloo, kartuli põllu peale, siis peaks ka minema õhtukleidiga või? Ei. No vot, keelega on samamoodi. Erinevates olukordades kasutame me erinevat keelt, erinevat sõnavara, erinevat õigekirja, erinevat lauseehitust, erinevas mahus roppusi näiteks, eks ju, aga kõik need kokku moodustavadki meie keele rikkuse. Ja ei ole mõtet nii mõelda, et üks keelekiht rikub teise ära. Ja tegelikult võib-olla see ongi õige koht, kus öelda ka seda, et tegelikult keelemuutus, uuendused, innovatsioon tihti algavadki ma ei tea, piltlikult öeldes musumäelt. Neid teevad kuskil slängis, kuskilt noortekeelest, kuskilt keelemängudest, kus inimesed hästi rõõmsalt oma keelt kuidagi keeravad. Nendes kohtades tihti algabki keelemuutus. Ja lihtsalt, et me olemegi kokku leppinud, et kirjakeel, et see on ei ole uuendustele nii vastuvõtlik, me hoiame seda rohkem tasakaalus, natuke rohkem muutumatuna ja me laseme sinna muudatused sisse siis, kui nad on ennast teistes keelekihtides tõestanud. Aga see ei tähenda, et me ei tohiks nii rääkida või et need oleksid halvad. Vastupidi, ma ei jõua seda ära korrata, et see kõik hoiabki meie keelt elus. No vot, jah, siiani, tähendab, kui ma tegin Dissident podcasti, siis meile ka ju saadet väga palju kirju, ehk siis kirjade all mõtlen mitte füüsiline kiri, vaid see, mis tuleb sul elektrooniliselt on ja postkasti. Ja väga tihti, eriti just noored, kes 14, 16, 18 aastat kirjutasid, alustas sellega, ma väga vabandan oma kirjavigade. Esimene lause oli see, ma väga vabandan juba ette ära, aga see ei olnud vajalik, sest et esiteks me ei jaganud niikuinii me jagasime suuliselt, me lugesime ette, aga me juba toimetavad silmadega ära ka või see mõte on nad edasi, et seal ei ole vahet, kas see koma oli vales kohas või väike algus, üldse polnud oluline. Ja siis me kogu aeg korrutasime, et ei ole vaja vabandada päriselt, aga ma näen läbi kumavalt seda hirmu, et ja see on nii asi, millega ma nii samastun, sest mul oli sama, kui ma Soomes elasin ja õppisin soome keelt. Ma olin väga hea kõnes, aga ma kartsin kirjutada, sest ma kartsin eksida, sest ma niikuinii ajasin juba neid KPT-d sassi ja soome keeles
on veel see tasand, et seal on hoopis teistmoodi, just mis puudutab seda, et kas see on GB, ja mul oli nii suur segadus, et ma täiesti kartsin meile kirjutada. Kõigil 2 lauset meili, ma küll teadsin, mida ma pean ütlema, aga palusin alati oma Soome kolleegil üle kontrollida, sest et lihtsalt see hirm eksida oli nii suur ja et ei julgegi keelt kasutada selle pärast. Ma pean sulle selle peale ühe loo rääkima. No. Kui ma töötasin Eesti Keele Instituudis ja ma olen töötanud Eesti Keele Instituudis, kuigi mitte keeleteadlasena, siis päris tihti, kui tulid keelevälised inimesed meile instituuti ja mul koos kolleegidega oli nendega mingil teemal koosolek või istumine, siis ka väga tihti alustati selle sama lausega, et ma väga vabandan, kui mu keelekasutus ei ole kõige korrektsem. Ja tead, ma nägin selle peale, kuidas minu kolleegide, keeleteadlaste, keelekorraldajate näost käis läbi. Jälle, ma tean, et see müüt elab tugevalt edasi, aga nagu ma ütlesin ka, siis keeleteadus on seda uurinud ja korduvalt tõestanud, et see vigade tegemine ei ole tegelikult üldse nii õudne ja nii traagiline ja enamasti ei juhtu sellest mitte midagi halba. Et see müüt elab edasi ja see on üks põhjus, mis sundis mind kõnetoru tegema. No vot, kuulsid mu eesti keele õpetaja põhikoolis. Ma ei tea, kas ta elus enam on. Aga... Ja kallis põhikooli õpetaja, ma mõistan, et sa proovid oma lapsi eluks ette valmistada. Palun proovi neile jätta ka see keelerõõm ja seda mitte ära võtta neilt, sest pikas plaanis on meil tarvis, et noored tahaksid seda eesti keelt edasi kanda ja oma lastele õpetada. Traumasid tekitades me teeme oma keelele karuteene. Just siiski tegemist on eesti keele õppega, mitte terrorismiga, et ei ole vaja... No lihtsalt ma ütlen nagu, sest et see oli terror. Minu jaoks oli terror, ma olin täiesti ärev, nagu tõesti nagu hirm oli minna tundi. Et... Nii hea, et ma olen nüüd siin, ma saan olla sinu keelejõustaja ja ma saan sulle näidata, kuidas sul on kõik väga hästi, väga chill, sa saad kõigega hästi hakkama ja sa ei teinud ka mulle kirjutades muide üldse vigu. Mul on mõni pisike siin seal, aga ei, kõik oli arusaadav, kõik oli väga hästi vormistatud. Sul läheb väga hästi. Jumal tänatud, sest ma olen olnud kommunikatsioonispetsialist päris mitu aastat, et ikkagi mina olen inimeste tekste ju tegelikult läbi vaadanud. Ma ei saa öelda, et ma ei ole toimetaja, aga uudise mõttes küll, et ma olen liigendanud või küsinud juurde või et siin on kahemõtteline lause või et just see, et ma ei hakka võib-olla nagu liiga nii-öelda anaalseks minema, et ma hakka liiga võib-olla nokkima siin asjadega, aga lihtsalt mingid asjad, et kuuled, et see on väga keeruline, eriti õigusteaduses olid nagu mingi seaduse eelnõu. Teeme nüüd selle inimkeelde, palun, ma ei saa mitte midagi aru, mis see uudis tahab öelda, päriselt ka. Ei, aga sa ei saa juristidega vaielda selle keele teemal on minu jaoks alati olnud väljakutse, et ma tahaks palun lihtsustame need laused, põimlaused on nagu, see ei ole Tammsaare, vaid see on väga keeruline, väga nüansirohke mingi eelnõu asi. Tava lugeja ei hammusta läbi, ta ei saa aru, mis talle on oluline võtta. Palju sõnavahtu, väga vähe sisu nagu, et... Ja ma tean, ma olen ise samamoodi vaielnud juristidega ja öelnud, et peab lihtsustama, mille peale jurist ütleb, aga me peame ütlema nii, sest ainult see on täpne. Saamata aru, et sellest juristi oskuskeele täpsusest saab aru tema ise ja heal juhul tema kolleegid, kes on samamoodi aastaid õppinud ja siis selles valdkonnas tegutsenud. Aga need inimesed, kes juurat õppinud ei ole, neile tuleb rääkida teistmoodi. Et ma võin väikse nipi ka kaasa anda inimest. Nüüd on nipi nurk. Mõtle teksti kirjutades, kas sinu vanaema saaks aru sellest, mida sa ütled? Okei, mina olen alati mõelnud, et kas näiteks 5. klassi õpilane või ma mingi laps või nagu noor, et saaks aru. Laps või noor, aga võtte see vanaema nüanss on ka väga hea, et näiteks meie tehnoloogia ettevõtetes hästi palju kasutatakse seda lihtsustamisvõttena. Et kui sa näiteks teed mingit väga tehniliselt keerukat tööd, siis kas sa oskad oma vanaemale seletada, mida sa teed?
ja selliste uudisnupukeste kommunikeerimine, kus on väga palju inglisekeelseid sõnu, sest et tihti seal tehnoloogia ja IT valdkonnas on nende töökeel on inglise keel ja siis nad räägivad ka asjadest, ma ei ole kindel, et jällegi see inimene, kes seda loeb, teab täpselt, mis on DevOps või mingi et mida see tähendab, et Tead, ja selle DevOpsiga on ka ju see lugu, et see ongi teatud IT-valdkonna oskuskeele termin, aga kõik terminid, nendega peab olema väga ettevaatlik, kui sa ei räägi just teiste oma valdkonna inimestega. Et samamoodi on ju näiteks ka keeleinimestel oma oskussõnavara ja uskumatu, ka nema šokeerib. Ma pean endaga ka tegema tööd, et keelejutte kirjutada nii, et ma neid termineid ei kasuta. Lihtsustamine on see, mis näitab minu küpsust, mitte asjade keerukamaks tegemine. Okei, kas sa saad mõne termini mulle näiteks tuua, siis ma üritan arvata, mida see tähendab? No näiteks, kas sa tead, mis vahe on tähel ja häälikul? See, mis sul suust välja tuleb, see on hääldama. Jaa, sa pead seda hääldama. Ja tegelikult see on, kui sa niiviisi mõtlema hakkad, see on šokeerivalt lihtne, on ju. Ja tead, ära tunne ennast halvasti, et sina kommunikatsioonispetsialistina ei tea. Miks sa peaksid teadma maailma kõigi erialade kõiki termineid? See on ootus. Tänapäeval oodatakse. Aga see ei ole realistlik ootus, sest et näiteks... No, ma ütlen kõigile, ma oskan kasutada sõnaveeb, ma oskan panna otsida, kui ma ei tea midagi, ma oskan infot otsida. Täpselt, ja ongi, et sõnaveebis sina kommunikatsioonispetsialistina kindlasti tead, seal on nüüd juba 100 termini baase, 100. Seal on mitusada tuhat terminit. Ei ole füüsiliselt võimalik kõiki neid omandada ja sisuliselt teada. Ja me ei saa eeldada, et teised inimesed, kes ei ole meiega koos seda sama eriala õppinud, et nad sellest vahest aru saavad. Ei ole realistlik eeldada. Aga see on ka üks asi, mis kipub meil nagu keelde sisse tulema. Hästi palju pahandatakse ka nende valede tähenduste üle. Näiteks, ma ei tea, uss ja madu. Et madu on selgroogne, uss on selgroota. Aga see on ka kunstlikult kirjakeelde toodud tähenduse vahe. Ja vaata, kui me oleme lapsena õppinud ikkagi, et rästik on uss, see on ju ka tegelikult täiesti fine. Me saame aru, millest me räägime. Just on ju. Ja kui sa oledki bioloog, võib-olla sa uuridki selgrootuid, siis loomulikult sa tunned oma valdkonna termineid ja sa kasutad neid, kui sa kirjutad näiteks teadustekste. Aga sa ei saa kunagi eeldada, ole sa jurist, keeleteadlane, bioloog, klimatoloog, isegi synoptik. Sa ei saa eeldada, et kõik teavad vaikimisi samu sõnu samas tähenduses nagu sina. Kõik elavad täpselt selles samas nagu inforuumis. Nii et kuulsid mõndsed kolleegid, kes on juristi. See on osa, kus ma pean kõigile puid alla. Ei, mul ei ole midagi nende, ja ma saan aru, miks nad mõtlevad ja miks see nende jaoks oluline, sest nemad on oma valdkonna eksperdid ja mina olen oma valdkonna ekspert ja siis me põrkumegi, et ja siis ongi see koostöö. Aga seal ongi see, et see on see sama küsimus ikkagi, olgu see kontrollküsimus, et kas 5. klassi laps saab aru või vanaema saab aru. Mõtle, kes sul on, kui sul on 5. klassi laps kodus, palun mõtle tema peale, aga kui sul juhtumisi lapsi ei ole, vabalt võid oma vanaema peale mõelda. Jah. Et kommunikatsioonispetsialistina lihtsalt mul on olnud neid olukordi, kus ma olen alati öelnud, et kui mina ei saa sellest aru, siis ma ei saa seda kommunikeerida. Sest kui mina ei saa sellest aru, siis tõenäoliselt on veel inimesi, kes ei saa aru. Ja mul on olnud neid kohti, kus me vaidleme, et ei, see peab täpselt niimoodi minema üles, ei tohi muuta, okei. Ja siis ma olen öelnud, aga siis ma ei vastuta, sina vastad küsimustele, kui inimesed ütlevad, et mida see tähendab. Ja siis ongi olnud olukord, me peaks selgitama juurde või panema väikse tärnikese või et jah, et täpselt, kuna igaüks mõtleb oma mätta otsast, siis ongi, ma ju räägingi, et need lühendid ja kõik, lühendid on veel eraldi teema. Aga mingite asjadega olen mina ka selline natukene, et mind väga häirib, kui inimesed ei tea, kuidas kasutada näiteks ennem ja mingi pärast peale. Miks see sind häirib? Ma ei tea, aga mul sõrmed hakkavad sügelema kui ma näen, et on kirjutatud
ennem ja siis on mingi enne. Ma lihtsalt tahan, ma lihtsalt nagu, ma hoian nii tagasi ennast, aga ma tahaks lihtsalt kirjutada. Ei. Aga kas sa tead, kuidas need vahed keelde sisse said? Ajalugu ma kindlasti ei tea. Ma lihtsalt jällegi põhikoolis raiuti pähe ja pidime endale nii kaua seda õppima, kuni oli selge. No vot, aga põhimõtteliselt see oli niimoodi, et 30-ndatel, 40-ndatel ja mõnel juhul 50-ndatel aastatel keelemehed mõtlesid, et kuule, teeks mingeid täpsemaid tähendusvahesid sisse. Võtaks need teineteisele hästi sarnased sõnad ja annaks neile siuksed hästi sarnased tähendused. Võtaks need sõnad keelest, meie oma rahvakeelest, kus neil neid tähendusvahesid ei ole, aga meie anname need tähendusvahed ja ütleme, et nüüd te peate niimoodi kasutama. Need on kunstlikult tehtud tähendusvahed. Neid, kui näiteks vaadata esimese Eesti Vabariigi aegseid ajalehti, siis või vaadata näiteks Tammsaare teoseid, siis seal ei tehta neid tähendusvahesid. See on veits skämm, et on mingid mehed on võtnud kätte ja otsustanud, et vot niiviisi ei tohi keelt kasutada. Sorry, aga nii see on. Kõlab asi, mida mehed teeksid ja suruksid peale oma arvamust. Kui suures ja tollest ajast tõesti keelenaisi ei ole tuua eeskujuks ja tead tegelikult, nüüd läheb jälle kurvaks kätte ära, aga kui on üks asi, mida ma eesti keelega tegeledes teada olen saanud või aru olen saanud või olen nagu sügavalt mõistnud, on see, kui õudne kaotus tabas eesti keelt, tegelikult kogu Eesti kultuuri Vene okupatsiooniga. Kui enne seda kõlasid meie keeles tegelikult paljud erinevad hääled, paljud erinevad seisukohad, siis pärast seda jäid üksikud inimesed neist alles. Suurem osa kas surid vangilaagrites või läksid või põgenesid ja läksid pagulusse ja nende tööd lihtsalt siin ei teatud, ei tuntudki. Aga see oligi tolleaegse riigikorra ju venestamine, kõik see oli teadlik ja tahetigi just nagu. Aga teisest küljest proovitigi tol ajal siis, kui nüüd tekkis, siis see uus keeleteadlaste põlvkond tekkis peale pärast mõningast katkestust, on ju, siis neile tundus, et eesti keelt saabki kaitsta niiviisi, et me hoiame seda nagu hästi rangelt nagu purgis. Et me ei luba mingeid muudatusi, me ei luba mingisuguseid võõrmõjusid sinna, et see oli nagu omamoodi vastupanu võitlus ka, vaata, see oli nagu vaikne venestamisvastane võitlus, seda võeti niimoodi. Ja ma saan aru sellest, miks niimoodi tehti, väga palju muid võimalusi seda vastupanu välja elada ju ei olnudki. Lihtsalt tänapäeval on olukord mitmes mõttes muutunud. Esiteks me elame nüüd demokraatlikus riigis ja tegelikult võiks ka keelekorraldus olla ju demokraatlik, eks ju. Teiseks, keeleteadus on edasi arenenud ja me teame nüüd väga täpselt, et need vahed järgi, ennem ja nii edasi. Väga paljud inimesed ei tajugi neid vahesid. Sellepärast, et seal ongi see probleem, et nii see sõna kuju on väga sarnane, kui ka see tähendus on väga sarnane. Ja näiteks selle enamiku ja enamusega seal on eriti keeruline sellepärast, et enamuks on ka alati enamik ja vastupidi. Võt seal ei olegi nagu, ei olegi võimalik seda tähendusvahet niimoodi teha. No vot, ühesõnaga, meie riigikord on muutunud, keeleteadus on arenenud ja muutunud on ka see olukord, kus eesti keel on, eks ju. Nii et kas peab siis eesti keelt väga pingsalt kaitsma ja hoidma ja panema purki? Teda peab kaitsma ja hoidma, aga mitte niimoodi, et me proovime teda purki panna ja takistada teda muutumast või et me teeme hästi ranged reeglid ja proovime sõna tähendusi normida. See ei kaitse eesti keelt.
jah, sest et mida tihti heidetakse ette just noortele, et kõik on ju nüüd sotsiaalmeedias, TikTokis ja siis nii palju noored räägivad eesti inglise keele segu ehk siis estonglish öeldakse. Ja ma olen ka alguses mõtlesin, et nii õudne, aga samas ma ise rääkisin täpselt samamoodi. Kohe, kui ma interneti sain, ma õppisin ka kiirelt inglise keele ära ja see muutuski, et ma loen inglise keeles väga palju, noorena juba kasvõi foorumites ja hakkadki mõtlema mõlemas keeles kuidagi ja ei saagi aru tegelikult, et sa kasutad nii palju ingliskeelseid väljendeid. Ja praegu ma olen teadlikult vähendanud, sest kui Dissident podcastiga Mariannega alustasime, siis esimene aasta me saime väga palju tagasi, et palun ärge lõpetage see. Oh my god! Issand jumal, lõpetage see estonglishi kasutame ära, et see nagu riivab kõrva, et kogu aeg, et on nagu so what ja nagu mingi väljendid, parasiitväljendid tulid, et aga Muide, need, nagu sa nimetad, parasiitväljendid, need niisugused fraasid, mida me ütleme oma kõnes, mis iseenesest enamasti ei väljenda informatsiooni, vaid pigem meie suhtumist sellest informatsiooni. Literaali. See oli asi, mida me ka ütlesime, literaali. Neid nimetatakse keeleteaduses pragmaatilisteks partikliteks. Aga see selleks. Sa ei pea seda terminit teadma, ma ei eelda, et sa tead, ma proovin sulle selgitada. Need ongi just nimelt need, et sa näitad, mis sa ise arvad sellest infost, mida sa ise just ütlesid või mida sa kuulsid. Ongi täpselt need, oh my god, literally, come on, ära tee. Samamoodi tervitused, hüvasti jätud, nõustumised, mittenõustumised, sellised väljendid kipuvadki teistest keeltest väga hästi üle tulema. Enne ingliskeelseid olid meil tavaid ja pakad, siis kui mina olin noor ja kena, siis olid moikad ja muud soome sõnad ja muide, enam-vähem täpselt 100 aastat tagasi noore esimese Eesti Vabariigi ajal tehti uurimistööd ja leiti need Tartu noored kohutav saksa väljendid. Ladina väljendid nende eesti keeles, kus on nende isamaalisus. Aga see ongi see, et esiteks sul on teadmised, mis sa siis teed? Enamus meist ikkagi räägib inglise keelt, vaatab ingliskeelseid sarju, loeb ingliskeelseid raamatud või midagi. Paratamatult see keel on kuskil meie ajukeerdudes esiteks. Ja teiseks on hästi palju ka selline nagu koodi loomine. Oma vanuste, oma seltskonnaga, noored oma vahel, oma 6-7-itega. Scheisse, ma olen 100 aastat vana. Ja ma ei tea siiani, mis see 6-7 on. Minu ajal oli 69, aga samas inflatsioon on olnud, et võib-olla nüüd vaata siis 69 lihtsalt devalveerunud. Juba on märgid, et see 6-7 lahtub ära sellepärast, et kui see 6-7 on juba jõudnud peavoolu meediasse, täiskasvanute kõnepruuki, siis muidu teismeline ei taha enam seda, ta otsib endale uue väljedi. Samamoodi nagu skibidi läks üle, samamoodi läheb üle 6-7, üks mis kindel. Võite, mis uus number siis on, mingi 56? Eks näha saab, ega see uus ei pruugigi number olla, see tuleb mingi suvaline, jälle mingi brainrot meem kuskilt, mis kõik üle võtab ja meid hulluks hakkab ajab meid hulluks, siis me võtame selle üle, siis noored otsivad endale uue. See ongi selline pidev, normaalne tsükkel, normaalne eluosa. Ma annan noortele siis uue väljendi, et ära ole selline draamalama. Väga rahvusvaheline, sest draamalama, et sa saad seda öelda nii eesti kui inglise keeles, et äkki läheb peale. Äkki läheb peale, sest minu välismaa sõbrad ütlesid ka, neile meeldib, et nad ei saanud mu Dissident podcasti nimest alus, ma pidin alati hullult seletama. You know, dissident, like with a D and that means, ja siis ma pidin nagu hullult palju konteksti. Nagu dissident. Ja siis nagu tits ja siis mingi okei, aga kui võtsin draamalama, siis mingi said aru. No vaata, mõnes mõttes on hea, kui meil on nagu võõrsõnad keeles või rahvusvahelised sõnad on ju. Aga korraks tagasi veel estonglishi juurde. Ja me kõik kuuleme seda, kuidas eriti noored kõik muudku kogu aeg räägivad inglise keeles. Tartu Ülikooli teadlased on seda uurinud ja leidnud, et noored omavahelistes chattides kasutavad inglise keelt, mis sa arvad, mitu protsenti sõnadest, mis neil seal chatis on? 50. Proovi veel üks kord. 67. 4-7. 4-7. Olenevalt sellest, mis nad rääkisid, kui oli väga spetsiifiline näiteks mänguga seotud chat,
siis võis see tõusta, sest et seal on neil vaata oma see mänguga seotud sõnavara. Ja tegelikult ma just üks päev kuulasin väga toredaid noormehi trammis pealt, ise vaatasin aknast välja ja kuulasin neid pealt. Mitme minuti jooksul vist ühe korra tuli üks inglise sõna, kõik muu oli täiesti eestikeelne, rääkisid kedagi tagasi, on nagu väga oma siukene jutt. No vot, aga selleks, et nad püsiksid eestikeelsena, ongi hästi oluline, et nad püsiksid eesti keele ruumis. Ja kui ma mõtlen eesti keele ruum, siis muidugi Tammsaare on väga oluline, laulupidu on väga oluline, need meie need identiteedimarkerid, tuli jälle üks termin ära, on ju. Mulle ei meeldinud Tammsaare. Whatever, on ju. Ühesõnaga, mis ma tahan öelda, et loomulikult nad peavad olema kursis ka kogu selle meie rahvuse nende ehituskividega, ütleme niiviisi. Aga selleks, et neile meeldiks eesti keel, esiteks ei tohi neile ajudele käia sellega, kui raskes on ja kui palju reegleid on ja kuidas nad nii palju vigu teevad. Ja teiseks, neil peab olema ka mingit siukest neile meeldivat siukest ägedat sisu eesti keeles. Ja vot sellepärast mina armastangi, ma jumaldan Germo murelit ja kõik. Vabandust, meil on uus mudel, Germo mudel. Sorry, Germo. Germo murelit ja kõiki teisi noori, neid on ju tegelikult hästi palju, kes tänapäeval teevad eestikeelset muusikat, eestikeelset sotsiaalmeedia sisu. Nad teevad hullult tänuväärset tööd selleks, et hoida meie noored eesti keele juures. Ja seal, kui seal käib kerge ropeldamine käib asja juurde. See on ka eesti keel. See on ka, absoluutselt see on eesti keel. Ja seal, kui seal käib väike estonglish, jumal sellega, kasvavad suuremast osast sellest välja. Ja muide, võib-olla selline fakt siia ka veel otsa, et on uuritud meie ajakirjanduskeelt praegu mõned aastad tagasi ja 20 aastat tagasi. Ja on leitud, et inglise sõnade osakaal meie ajakirjanduskeeles on tuntavalt langenud ja praegu on ta kuskil 1% juures. Nii et see estonglish, ta tundub väga suur probleem, aga keeleteadlased, uuringud ei kinnita seda, et ta oleks suur probleem. Nagu noored teiega on kõik chill, lihtsalt rääkige vanaemaga eesti keelt. Ja koolis rääkige eesti keelt ja siis, kui teil kunagi lapsed tulevad, rääkige nendega eesti keelt ja ongi kõik väga hästi. Just. Ja pange oda, nagu Germo Muller ütles, Jaaningega ehk võiete koma ja mis ta seal kõik. Ja see on huvitav, et Germo Murel on ka veits komapede tundub, jah. Tundub küll. Aga tal on vist see värk, et tal on ema eesti keele õpetaja. Oi, tunnen kaasa. Loodan, et ei olnud minu eesti keele õpetaja siiralt. Okei, aga ei, tegelikult minu meelest mulle väga tegelikult Germo Mureli lood meeldivad, sest need ongi sellised, nad jäävad meelde, kummitavad ja need sõnad on head. Need sõnad on head ja tegelikult vähemalt mina oma elukogemusega taban küll sealt tagant ka sellist üsna elutervet irooniat, et ma ei oska öelda, et kas 14-aastane kuule, mis tema seal kuuleb. Aga kui ongi ebapopulaarne, on ju siis, kuidas ma tunnen ka iseenda selles laulus ära. Absoluutselt, kui mina oleksin 16-aastasega kirjutanud räppi, siis täpselt sellist asja ma olekski kirjutanud, sest ma ei olnud üldse populaarne, ei olnud õpetajatega ega õpilastega, aga mul oli Heidi Liis ja Liis ja siis ma mängisin. Kes peaksid tegelikult Kadrid olema. Absoluutselt, et seega väga palju samastumist ja ma ei ole nagu, ma sain aru sellest keeleteemast võib-olla rohkem, kui ma hakkasin reisima, sest minu jaoks oli väga suur üllatus see, kui palju välismaal dubleeritakse. Näiteks ma mõtlesin, mis värk on, miks hispaanlased ei räägi inglise keelt ja kuidas see võimalik on ja siis ma läksin mingi kinno ja siis ma olin nagu oot, miks need näitlejad, need Ameerika näitlejad räägivad hispaania, ma olin nagu segasus, sest et neil ei olnudki subtiitrid, neil on kõik dubleeritud peale, loetud absoluutselt kõik asjad ja ma ei saa mitte midagi aru ja siis ma mingi, aga te ei kuulegi seda inglise keelt. Purke, Enrique, purke! Ja siis on Johnny Depp, sa oled nagu mingi... Johnny Deppil on täiesti väga teistsugune hääl, ja siis on alati mingi 2 häälnäitlejad, kes võidu seal üritavad teha mingit natuke teistmoodi, aga sa saad aru, et see on kuidagi väga veide. Ja kõik telesaad, kui sa vaatad, mis iganes CSI-d asjad, kõik dubleeritud. Ja siis ma mingi, okei, neil ei ole ainult nagu meil oli telenovelad. Siis ma mõtlesin, et kui sa keelt ei kuulegi, kuidas sa peaksid oskama seda nagu? Ja eks see on natuke munakana küsimus, et suured rahvad kipuvadki dubleerima. Et neil on, see on
majanduslikult mõttekas ilmselt ka, vaata, kui sul on nii palju inimesi, kes tulevad seda filmi vaatama, maksavad sulle selle pileti eest, sa saad endal seda dubleerimist lubada, mis on, eks ju, märksa kallim töö kui subtiitrite lisamine. Nii et see nagu tasub ennast ära, aga teistpidi suured rahvad räägivadki kehvemini võõrkeeli ju. See on igal pool nii. Võtta sa Ameerika Ühendriigid, kui nad Mehhikoski, paljud neist tegelikult ei räägi inglise keeltki ju. Jah, see sõltub ka seda, et kas riigil on ka 2 keelt või on see üks riigikeel ja kõik see, loomulikult, ja kui on 2 keelt, siis tegelikult väga tihti ongi juba seal teistsugused asjad, on koloniseerimine ja muud asjad, on ju. Aga need nagu vähemalt nii palju, kui ma olen kokku puutunud erinevate rahvustega, on öelnud, et okei, et ma olengi Ameerikas, ma pole kunagi keeli õppinud ja 30ndates hakata nullist õppima võõrkeelt ongi keeruline. Palju raskem, sest et ma ei saa aru, minust ei ole loogiline, lihtsalt see ei tule. No. Ja seda on muide ka keeleteadlased uurinud ja leidnud, et see parim periood keele õppimiseks tegelikult ongi lapse eas, kui aju on hästi plastiline. Nii et tegelikult on meie õnn ja meie eelis, et praktiliselt kõik me ikkagi ju valdame vähemalt mõtlesin ühte võõrkeelt juurde. Ühte võõrkeelt vähemalt juurde ja et see tegelikult avaldab silmaringi, on ajule igatepidi hea. Lihtsalt ongi küsimus selles, et kuidas me oma keelest mõtleme, kuidas me oma keelt kohtleme, millise koha me talle anname oma peas ja oma mõtetes ja oma südames. No nüüd mul oleks vaja puid alla panna siin Keeleametile, et Keeleametit ei ole olemas. Ei, Keeleinspektsioon. Vabandust, eksisin. Keeleinspektsioonilt olen mina saanud, ma ei mäleta, kas nüüd 2 või 3 korda kirjalikke hoiatusi ja mind on trahviga ähvardatud sellepärast, et Tallinn Fringe Festivali raames olen mina postitanud plakateid üles, kus mul on ingliskeelne show ja see ongi stand-up comedy in English at Tallinn Fringe Festival ja siis on kogu info seal, aga tegelikult domineeriv keel peaks olema plakatil avalikus ruumis ikkagi eesti keel ja ma olen pidanud plakateid reaalselt maha võtma korduvalt sellepärast. Ja siis ma mõtlesin ka, et okei, mul on 20 plakatit, ma olen nagu iseseisev artist, ma ei ole need ei ole kusagil suurelt mingitel stendidel asjad. Kas nagu see on nüüd see koht, kus peaks siis ametkond sekkuma ja kuidagi pahandama on minu jaoks. Sorry, see tundus minu jaoks nagu veits üle pingutatud. Okei, ma alustan kõigepealt sellest, ma panen sulle puid alla. No nii, aga palun, kui juba ühe korra nad ütleksid sulle, miks sa ei õpi siis? Mul on ATH, mul õpiraskused. Ma tean, ma päriselt, mul on see, et ma olen harjunud tegema koostööd rahvusvaheliste koomikutega, kes tulevad ja on saatnud mulle oma plakati, et kas sa saad printida üles panna? Jaa, loomulikult, pole probleemi, teen ära ja ei mõtlegi selle peale. Ja siis tuleb jälle meili peale see pahakiri ja siis ma nagu ja mul tuleb jälle meelde appi, ma unustasin ära, et ja ma olen isegi Fringe Festivali raames pakkunud täiesti tasuta seda, et ma tõlgin. Ma ei saa küll show nimed tõlkides, seda see ei toimi. No nad on tihti ilmselt. Aga just see, et inglise keeles et ma panen sinna eesti keelt, et siis ei tuleks neid probleeme, sest et nad ei oska eesti keelt ja nad ongi, ma ei saagi plakatit nüüd panna üles, sest et... Mis asja? Eestis esinevad inimesed, kes ei oska eesti keelt? Šokeerib, aga miks ma alguses seda viga tegin, oligi see, et aga mul ongi vaja, et see turist või välismaalane loeks seda, kui seal on eesti keele tekst, siis ta ei vaata seda, ta ei loe, sest ta mõtleb, et ta ei ole sihtgrupp. Tead, aga siin Keeleinspektsioon teeb täpselt seda, mida tema teha saab, mida ta tegema peab, sellepärast, et see on seaduses kirjas, keeleseaduses, et eesti keel peab olema suuremalt ja märgatavamalt kirjas kui võõrkeel. Aga mitte sotsiaalmeedias. Aga mitte sotsiaalmeedias iseenesest. Sotsiaalmeedias sa võid ingliskeelset reklaami teha. Ja sellepärast, et seadus ei ütle selle kohta midagi ja see ei ole vaata Keeleinspektsiooni valik, vaid seadusi teatavasti teeb meil Riigikogu, kellele võiks ka veits puid alla panna, ikka kulub marjaks ära. Aga nemad saavadki teha seda, mis on seaduses kirjas ja tead, iseenesest ma mõistan, et kui sul on ingliskeelne show, siis sa ootad sinna inglise emakeelega inimesi. Ei, ma ootan inimesi, kes mõistavad. Vabandust, sa inglise keelt oskavaid inimesi. Ka Eestis võivad tulla. Aga tegelikult sellel nõudel on oma mõte sees, et see mõte ongi selles, et igal pool avalikus ruumis, igal pool olekski see eesti keel tähtsamal kohal kui mõni muu keel.
ja ma saan aru, et meil on ka päris palju muukeelseid siin, aga me tegelikult peaks julgustama ka neid eesti keelt õppima, sellest aru saama. Selles mõttes ma mõistan seda keeleseaduse nõuet, et see on pisike asi ja ta ongi pisike asi ja ega see eesti keel nüüd ära ei sure selle peale, et sina oma plakati inglise keeles üles paned. Aga mõnes mõttes see on vaata nagu põhimõtte küsimus, sest et kuidas me seda eesti keele staatust siis hoiame ja kus me selle piiri tõmbame, eks ju, et me tahamegi ju tegelikult, et eesti keel domineeriks Eestis. Ja noh, siit lähemegi edasi näiteks, et mina tegelikult pooldaksin seda ka, et näiteks kullerid tegelikult peaksid ka ikkagi eesti keelt oskama, kas või tere, head aega ja niiviisi, et nad saavad aru, kui sa ütled neile midagi, mis on tööga seotud, on ju. Tegelikult, kui me mõtleme eesti keele staatuse peale ja selle peale, mis hoiab keele elujõudu ja mis hoiab keelt elus, siis see on tegelikult vajalik. Siinkohal vaidlen vastu. Selles mõttes printsiibist ma saan aru. Ma põhimõtteliselt olen nagu nõus, aga mis puudutab kullerid, taksojuhte ja nii edasi, on see, et nemad osutavad teenust, eks ole. Kui mina saan aru nendest ja nemad saavad aru, ma tihti ei räägigi taksojuhiga üldse, mul on äpp ja ma selle kullerile ka eestlased ei räägi. Enamasti ei räägi. Et seal ei olegi mida tal on vaja tähendab tere ja head aega. Ikkagi tähendab vabandus, see on absoluutselt aga see nõue vist ei ole, nagu see keeletaseme nõue ei ole tere ja head aega, seal on nagu juba... See ei ole mingi suur tase, see on üsna väike tase, aga ma ei taha praegu siin kõiki meie keeleprobleeme ära lahendada. Ma lihtsalt vahendangi seda, mida keeleteadus meile ütleb selle kohta, kuidas ühte keelt siin elus hoida ja kuidas selle keele staatust hoida. Et kõikides nendest väikestest asjadest kokku tulebki see, kuidas me eesti keelest mõtleme. Ja siinkohal ma lihtsalt tahaksin öelda, et kui sa vaatad Foreigners in Estonia mingid grupid Facebookis, mis iganes, pidevalt küsitakse, et eesti keele grupid on täis, ma tahan keelt õppida, aga ma ei saa, ei ole piisavalt õpetajaid ja nii edasi, et tegelikult isegi on motivatsiooni välismaalastel, aga kui sa kolleegiga räägid, sul on välismaalase kolleeg, automaatselt hakatakse inglise keeles rääkima, ei, sa niikuinii oska eesti keelt, eestlased ise tekitavad seal olukorra ja siis hakkavad reguleerima ja siis hakkad reguleerima, panema seadus, ei nõuad keelt, aga ma ei räägi sinuga eesti keeles ja ma ei aita ja ma ei toeta siin. See on muide tõsi, et kui on üks asi, mida meie saame oma käitumises muuta selleks, et eesti keel oleks elujõulisem, ongi see, et me ei hakka automaatselt rääkima välismaalastega inglise keelt või mingit muud keelt peale eesti keele, isegi kui nad pursivad. Neil on vaja ka kuidagi harjutada ja sa saad neid sellega aidata. Ja näiteks mina olen nüüd hakanud tegema ka seda, et kui minu poole pöördutakse vene keeles, sest ma elan Tallinnas, siin on väga palju mitte eestikeelseid inimesi, siis ma kuulan ta ära, ma alati vastan eesti keeles. Ma vastan väga viisakalt ja sõbralikult, aga ma ei lähe tema keele peale üle. Ja tead või, nad saavad enamasti aru. Ja muide, uuringud näitavad, et neid, kes üldse eesti keelest aru ei saa, need muukeelsed, kes Eestis elavad, neid on 4%. Pooled neist küll ei räägi eesti keelt, aga nad saavad, miskit nad ikka saavad aru. Jah, et siinkohal nagu mul ongi, et ühest küljest me nõuame mingid asju, teist küljest me ei peaks nagu tulema ise ka nagu vastu. Ja ise saame ka oma käitumist muuta, sellega ma olen ja miks see mulle südamelähedane teema on sellepärast, kui ma õppisin politoloogiat, siis lõimumispoliitika oli minu jaoks väga südamelähedane lihtsalt uurida, kuidas 90-ndatel mindi üle, et meil oli kunagi venestamine, hakati siis eestistamist ja mingid sellised, et siis oligi see suur vastandamine ja nii edasi, et see hästi põnev ja huvitav teema ka, et minu jaoks see lõimumisega on, integratsiooniga on Eestis probleem endiselt on ja lihtsalt tuletan meelde, et integratsiooni sihtasutus ei võtnud meid tööle, seega puid alla teile ka selle eest. Tõesti. Integratsiooni sihtasutus. Vabandust, kas te saaksite palun oma otsuse ümber vaadata? Tänan. Ta isegi oli teine, et oli nagu, et... Ta ei olnud mitte midagi. Ignosid sind, panid lihtsalt igno sulle peale või? Ma võin nüüd eksida, aga ma ei mäleta, et ma oleks saanud põhjendust, miks ma isegi vestlusele ei saanud. Et ma olin väga, siis ma mõtlesin, et ma ei tea, mis ma saaks teha, et siis nad valiks mind, aga nad ei tahtnud. Aga ei, see on okei, tegelikult ma ei võta isiklikult neid asju, aga täna mul on siuke tuju lihtsalt, ilm oli sitt ja ma tahan puid alla panna kõigile. Aga mina olen vähemalt siin. Sina oled siin, aitäh sulle selle eest.
aga ja ma teen ise seda sama viga, sest mul on olnud kolleege, kuna ma töötasin kunagi restoranis juhatajana, siis mul oli seal erinevast rahvusest, Pakistanist, Nigeeriast, kus iganes ja kõik olid, palun räägi eesti keelt. Ja mul ei ole seda kannatust, sest mulle raiutud jällegi põhikoolis raiutud pähe. Sa pead korrektselt, perfektselt rääkima ja kui sa ei tee, siis nagu, et ongi, et ma tegelikult Eesti keel sureb ära. Ja see standard on liiga kõrge ja tegelikult on ju okei, et ta õpibki. Ja ta ongi, ma peaksingi nagu suhtlema temaga nagu väikse lapsega mingis mõttes keele mõttes, mitte Keele nagu mõttes, patroniseerima, jaa, ta keele. Nagu andma talle just seda toetust ja aega, et see on fine, kui sul kohe ei tule, sul läheb natuke kauem aega, et need üles otsid oma ajust need õiged asjad. Just. Ja mul käis podcast Ant Nurhan, kes räägib väga-väga ilusti eesti keelt ja tal oli ka 5 aastat tagasi, mul tuli meelde lõpuks, kus ta siis, kui me hakkasime eesti keeles suhtlema, oligi, et ta tuli vaatama minu eesti keelse stand-up show'd ja mina olin kohe, but you don't speak Estonia, ma eeldasin, sa mingi, mul on eesti naine, ma räägin, jah, ma õpin, sa räägid väga kiiresti, kui sa natukene tõmbaksid tempod maha, siis ma saan aru. Ja siis see oli see, kus ma sain aru, et mina olen probleem ja ma hakkasin temaga eesti keeles rääkima ja kui ta ei saanud aru, siis ta küsis mu käest inglise keeles ja siis ma ütlesin talle eesti keeles ja selgitasin siis täpsemalt. Ja nüüd ma räägin eesti keeles niimoodi, et ma isegi ei tule enam selle peale, et aga inglise keeles suhelda, et kui ma talle kirjutan WhatsAppis, mis iganes, ma kirjutangi eesti keeles ja täiesti ongi, ta ongi Eesti poiss minu jaoks nüüd selles mõttes. Nii äge lugu ja vaata, kui igal ühel meist oleks üks selline lugu ette näidata, siis meil oleks juba palju rohkem välismaalasi või mitte eestikeelseid, kes räägiksid eesti keelt natuke paremini kui enne. Sest soomlased on palju paremad sellega, sest ma läksin iga Soome, ma tundsin väga piina, kuidas ma olen virolainen, et ma räägin puiselt, ma väga poes, kõik olid nii sõbralikult ja kõik olid tubli. Nad on harjunud nende eestlastega, kes pursivad soome keel. Ja ta ütles, väga hästi räägid, et sa oled nii karm enda vastu, ma mingi andeksi, et aga ma hullu proovisin. Vabandasid samamoodi nagu pärast dissidenti kirjutajad vabandasid. Täpselt nii. Nii palju seda keele häbi ja keele kurbust, et tegelikult oleks vaja rohkem keele rõõmu, see oleks palju parem eesti keele elujõule. Aga võib-olla räägime siis keele rõõmust, et mis on sinu lemmikud sõnad eesti keeles? Ja see on keeruline küsimus ja ma sellele tavaliselt vastan niiviisi, et ma olen nagu keeleaia kasvataja, minul ei ole lemmikuid, mina armastan kõiki sõnu võrdselt, aga kui mind pigistatakse ja sunnitakse mind üks sõna ütlema, siis ma ütlen krants. See on lihtsalt nii hea sõna. Tegelikult krants tähendab saksa keeles pärga. Rooskrants, kui sa tead, on ju selline asi, on palvehelmed, mis käivad sulle ümber kaela. Ja alguses tundub, et öeldigi krantskael, ehk siis nagu, eks ju, pärg kaelas nende õuekoerte kohta, kes Eesti taludesse elasid. Sest neil olid mingid sellised geenid, et neil oli hele rant oli kaela ümber. Ja siis hakatigi krantsideks kutsuma kõiki koeri, kellel ei olnud tõugu. Ja enamgi veel Eesti ajal tehti isegi otsus krantsi nimeline koeratõug aretada Eestis. Aga see jäi, nagu paljud teised asjad, jäi Vene okupatsiooni pärast. Meil oleks võinud olla sellise nimega koeratõug. Aga meil on võimalus veel selleks, ma arvan, et äkki keegi koera aretajatest. Eks näha saab, kas keegi korjab selle idee üles või ei, et igal juhul sellise huvitava looga sõna. Lühike, lihtne sõna tegelikult ja lühike powerik või et teil on saab, on ju. Mulle meeldivad väga lihtsõnad ja mulle meeldivad väga kalambuurid ka. Kuigi ma ei ole hea nende kirjutamises, aga näiteks mulle meeldib selline kalambuur nagu silmakirjanik. Et ma ise ühe kalambuuri tegin laval, kus mul kahtlustati laimitõbi, et mul on laimitõbi ja siis ma ütlesin, aga ma ei söögi tsitruseid. Et mingid sellised, see on nagu nunnu ja mulle väga meeldib. Näiteks merisiga on üks mu lemmiksõnu, sest ja merisiga, kuigi tead, kus me need laensõnad, need liitsõnad saanud oleme, üldse selle kombe ja väga paljud liitsõnad oleme me üle võtnud saksa keelest.
aga merisiga on saksa keelest otse tõlgitud. Jah. Aga see ei vähenda selle väärtust, sellepärast et see kõik need loomad, kilpkonn ja kõik need kaelkirjak. ja need on, enamus neist on saksa keelest üle võetud ja tegelikult väga, väga tore ju, et me ammutame ka teiste keelte rikkustest endale, võtame need endale ja teeme need enda omaks. Samamoodi nagu me võtsime sakslastelt laulupeo ju ja tegime selle täiesti enda omaks. Jah. Ja see ongi tugeva keele ja kultuuri märk, et me mitte ei tõrju võõrast, vaid me ütleme, tšau, tule siia, võtame sind kaisu, nüüd sa oled meil kodustatud. Nii lahe. Samamoodi nagu Draamalaama on ära kodustatud eesti keelde ju. Jah, meil vist laamasid siin kusagil talus ikka on äkki. Muide tead, täna hommikul juhtus selline huvitav lugu, et rääkides laamadest, et ma käin oma koertega ikka hommikuti jalutamas, ikka mööda Telliskivi tänavat juba aastaid ja täna hommikul miskipärast avastas mu koer keldri aknal seal juba aastaid olnud laama. Seal on laama kuju. Ja siis mu koer arvas, et nüüd on vaja sellele laamale öelda, mis ta tast arvab. No vot, nende laamadega tuleb igast lugusid ette. Et mulle kuidagi meeldivad sellised liitsõnad, kas või mänguasi on ju. Et see nagu, see ütleb mulle ära, et see on asi, millega ma mängin. Ja mulle nagu meeldib see, et ma saan aru. Ja sellepärast need liitsõnad ongi väga ägedad, et nad on hästi, seda nimetatakse motiveeritud. See tähendabki seda, et see tähendus on läbipaistev, et sa kuuled seda ja sa saad kohe aru, millest jutt käib. Ja muideks selline kasutu fakt ka siia lõppu võib-olla veel, et viimases eesti keele ühendkorpuses, mis koguti, eks ju, selle jaoks, et meie eesti keelt registreerida, kogutakse kokku internetist, ajalehtedest, foorumitest, igalt poolt. Seal oli 5 miljonit erinevat sõna, unikaalset sõna, 5 miljonit ja umbes pooled nendest sõnadest esinesid tekstis ainult ühe korra. Ja suur osa nendest sõnadest ongi liitsõnad. Me oleme liitsõnade moodustamise maailmameistrid. Selleks ajaks, kui me kooli lähme raudselt, igaüks meist on vähemalt 3 liitsõna juba moodustanud. See lihtsalt käib meie juurde. Vot sellepärast eesti keel ongi nii vahva. Aga lõpetuseks äkki anname siis sõnadele halba nõu. Tavaliselt ma annan inimestele halba nõu, aga äkki ma ütlen sulle mingi sõna ja siis ütled, et kus ta karjääriredelil võiks siis maanduda. Sõna, mida ma jälestan, on turteltuvi. Turteltuvi. See on selline väga spetsiifiline sõna. Miks sa seda jälestad? See on sellepärast, et ajakirjanduses aeg-ajalt on nagu õnnelik paar, nad on nagu turteltuvid ja see on asi, mida ma ei kuule keegi kusagil kasutaks. Ma mõtlen igapäevaselt, et oi, ma käisin pulmas, nad olid nagu turteltuvid ja see tundub nii võõras mulle. Isegi nagu turteltuvi. Tead, see ongi natukene vananenud väljend. Võib-olla minu jaoks ta on ka sellise natukene nagu retro vaibiga või nagu see antiik vaibiga. Mulle öeldi, et see on üksinda kodust. Oi, see on palju vanem on see ja et ma arvan, et kui me näiteks prooviks sirvida, ütleme näiteks 120 aastat vanu ajalehti, siis ma arvan, et me leiaksime selle sõna sealt. Aga naljakas on see või ütleme isegi puent on see, et tegelikult turteltuvid, sellised linnud on päriselt olemas. Nad on tegelikult suht vägivaldsed ja võivad üksteist näiteks sulgedest puhtaks nokkida. Nii et selle sõna võib-olla ära omista seda õnnelikule paarile siis. Võib-olla selle sõna võikski asetada sellisesse antiiksõnade leksikoni või retrosõnade leksikoni. Okei, aga näiteks rüperaal. Rüperaal, no vot sellega on sama lugu, et me keeleteadus ei ole niiviisi arenenud, et me oskaksime uute sõnade puhul ennustada, kas nad lähevad lendu või ei lähe lendu. Ja tegelikult, kui tehti sõna raal 80ndatel aastatel, sel ajal oli hullult moes teha selliseid sõnu, tohutult palju tehti 70ndatel, 80ndatel. Raalil tegelikult olid olemas kõik omadused, et läbi lüüa ja olla väga edukas. Tead, nagu vaatad mõnda kutti, on pikk sirge, kena ninaga ja kõik ja puhaga, miskipärast nagu selle raaliga kuidagi sama lugu. Inimesed ei hakanud armastama seda sõna. Ja tegelikult siis, kui see rüpp
sinna raalile ette pandi, rüpperaal, siis tegelikult see oligi juba naljaga tehtud sõna, et keegi ilmselt ei mõelnudki seda selleks välja, et ta nagu päriselt kasutusele läheks. Nii et võib-olla selle sõna me saaksime panna selliste, no ütleme selliste unarsõnade kasti saaksime panna. Okei. Ja lõpetus võtame midagi mahlast ka, kuna meestest oli juttu, siis türapea. Türapea. Selline tugev sõna. Selline tugev sõna, jah. Mul on endal on hästi keeruline inimesi türapeadeks nimetada, et mul on selline tunne, jah, et ta peab olema ära teeninud selle, eks ju, et teda niimoodi nimetataks. Ja tead, mul natuke on probleem sellega, kui inimesed ropendavad oma vastasse sugupoole sõnadega. Et see on nüüd minu isiklik värk. Mulle meeldib. Ja ma olen läinud tänaval noorte meeste juurde ja öelnud, kuule, miks sa vittu saadad? Et kui sa oled terve mees, siis vittu saatmine peaks olema nagu parim asi, mis sinuga juhtub. Kuid vaata mulle, mina ei öelnud. Sõbrad ütlevad kõrvalt, ütlesid küll! Aga et ongi ja ma olen ka näiteks oma noortele sugulastele nõu andnud, et kui sa ropendad, et ropenda oma suguelunditega, et see on nagu väga okei, aga nagu proovi nagu viisakaks jääda selle juures. Nii et türapea on jah sõna, mida ma ise ei kasuta. Aga mitte sellepärast, et ma ropendada ei armastaks, vaid sellepärast, et ma jätaks türa kasutamise meestele. Jah, see on õige vastus. Väga feministlik vaade, mulle väga meeldib. Ise, kui ma ropendan, ma väga tihti ka ei ropenda. Mingitel hetkedel on nagu vaja öelda, siis ma ka rohkem öelnud, et putsi olen rohkem öelnud. Ja minu lemmik ropsõna on putkavaht. No vot, kuigi selle putkavahiga ongi selline küsimus, et see on vaata siuke huvitav piiripealne sõna, et me saame kõik aru, mis see kavatsus seal taga on. Aga tegelikult ju roppus seal sees nagu ei ole. Ja tead, see ongi tegelikult huvitav, et kuidas sinna roppuse sisse see vägi saab. Et sõna on ju sõna, näiteks perse ju tähendab ungari keeles muidugi. Kuidas Eesti persesse sinna see nagu vägi sisse saab? Et see tegelikult tulebki ju meie peast, meie teadmistest, meie elukogemusest, meie harjumusest, meie mälestustest. Et see on see, mis paneb sõna sisse selle poweri ja mitte miski muu. Mis on sinu lemmikroppsõna lõpetuseks siis? See ei ole ka roppus, aga mulle meeldib hullult türnühvel. Türnühvel? See on lihtsalt nii tobe sõna. Et sellega annab nii mõnegi probleemi ära lahendada. See kõlab nagu mingi kõrgklassi süke roppus selline. Türnühvel, jah. Natuke nagu trühvelil või kuidagi, et mulle meeldib see hõng kuidagi, et ma jooks punast viini ja siis ütleks türnühvel. Väga luulen, väga lüüriline, väga ilus. Aga mis sa arvad uuest sõnast kübertürbel, mis läbi käis? Kübertürbel on ju ta on väga tore sõna, ta on potentsiaalikas, ta ongi, et sa saad kohe aru, mis seal on öelda tahetud, isegi kui sa ei ole seda kunagi enne kuulnud. Ja mulle isiklikult meeldib ka, et seal tekib see allkriim kübertürbel. Vaata, tal on niisugune, tekib selline hea kõla, pluss veel, eks ju, kaks silpi on ju. Nii et minu meelest see on potentsiaaliga sõna, aga kahjuks, eks nagu ma ütlesin, et meil ei ole seda tööriista või meetodit, millega ennustada, milline sõna lendab ja milline ei lenda. Nii et kuulsid Germa Morel, uus hitt kübertürbel 2026. Et okei. Aga väga-väga põnev oli sinuga vestelda. Me jätkame veel lühidalt ka Patreonis, mitte nii pikalt praegu kui nagu tavaosas, aga mul on sulle keeledraamat. Ma ei joa. Kas keeledraamat või keeledraamalaamat? Selgub Patreonis. Patroonhääling siis. Patroonis. Aga tõesti, jälgige igal pool kõnetoru, kutsuge koolitustele. Mis sa veel tahaksid teha? Mis ma tahaksin teha? Ma tahaksin soovitada absoluutselt kõigile inimestele. Loe iga päev midagigi natukene. Loe üks päev midagi tobedat, teine päev midagi väga asjalikku, aga kolmas päev loe näiteks luuletust. Kas sa tead, et on olemas selline eestikeelne äpp nagu Lullu? See on täiesti tasuta reklaam praegu. Ei teadnud. Äpp nimega Lullu, mida teevad
meie oma Eesti kirjandusinimesed ja kui sa selle endale tõmbad telefoni, siis iga nädal saadetakse sulle telefoni üks Eesti luuletus. See on nii südamlik ja just ülihea, sest ma täna lähen kirjandusõhtule, viimane neljapäev. No vot. Lähengi kuulan luulet täna. No vot, mul ongi, täna on hoopis mul eesti keele päev, tuleb välja. No vot, täna on sul absoluutselt eesti keele päev. Nii et hoiame kõik koos eesti keele elus, nii see käibki. Super, kuule, aitäh Marja, ma ei oska sind ära tänada, mul oli nii põnev, ma veel oota. Me teeme väikse pausi ja siis me jutustame edasi, et aga aitäh, et tulid Draamalama taskuhäälingusse. Aitäh, et kuulasid. Tšau! Tšauki!